Laadal ma sattusin ühe paarikesega rääkima, kes mainisid, et nende enda kasvatatud ja kasvuhoones istutatud paprikatel kukuvad lehed kõik küljest ära ja midagi tõsist on viga. Siis ma uurisin, et mida nad teinud olid ja mida kasutanud ja siis nad ütlesid, et nad väetasid oma taimi soodalahusega, sest nende arvates oli muld liiga happeline ja neile soovitati, et sooda tõmbab happelisust maha. Ma ei tea, kui hästi ma tol hetkel oma nägu suutsin kontrollida, aga ma saan praegu teha täpselt selle näo, mida ma seda juttu kuuldes teha tahtsin. Ma hakkasin siis üldse uurima, et miks peaks soodat üldse aias kasutama ja millistel juhtudel ta hea on. Ja soolaga on sama teema. Sooda on sisuliselt sool. Aia kontekstis on nad mõlemad suhteliselt sarnaselt toimivad ja kogu see jutt käib mõlema vahendi kohta. Kohe esimene artikel, mis mulle veebis ette jäi, tõi välja 10 punkti, kuidas soodat aias kasutada. Paljud punktid olid puhastamisega seotud, täpselt nii, nagu me soodat ka majapidamises kasutame. Aga siis olid sellised positiivsemad, hästi kõlavad punktid, et soodat kasutatakse seenhaiguste tõrjumiseks, pritsides lahust lehtedele või valades juurtele. Kasutage, kuni probleem kaob. Jah, taim sureb, probleem kaob, kõik hea. Sooda hoiab tigusid ja nälkeid eemal. Söögisoodast valmistatud pihustatav vahend aitab vabaneda lehetäidest ja kedriklestadest, jättes kahjustamata meile olulised ja vajalikud putukad. Kas soodal peaks olema oskus ära tunda, keda ta söövitab ja keda mitte? Vaevalt küll, et keerulisematel keemiliste ühenditega taimekaitsevahenditel võib see oskus olla, aga mitte soolal. Sooda aitab vähendada mulla happelisust, puista taime ümber ja saate tõeliselt magusa ja mahlase tomatisaagi. Okei. Võib-olla tõesti aitab see selliste probleemide puhul ja võib-olla tõesti on maailma magusaimad tomatid peale sooda kasutamist. Aga tagajärjed, mis soola ja sooda kasutamisel aias tekivad ja võib-olla aastateks isegi jäävad, ei ole neid hetkelisi hüvesid minu arvates väärt. Ja kui sa kriitiliselt tegelikult seda artiklit loed, siis on mitmetes kohtades mainitud, et see asi, mida sa siin teed, ei ole nagu maailma parim. Kogustega tuleb olla ettevaatlik, kuna sooda võib komposteerimisprotsessi aeglustada. Kõrvetab ja tapab. Kapsaussidele on segu mürgine. Jah, järelikult ka teistele elusorganismidele. Peab ainult jälgima, et liiga palju soodat ei satuks taimede peale. Just enne ju kirjutasid, et pritsi soodat taimedele nii kaua, kuni probleem kaob. Nagu kumb see siis on? No? Kohutavalt kirjutatud artikkel. No. Okei. Nii. Sooda on sool, eks? Näitena. Soola kasutatakse ju köögiviljade kuivatamiseks ja niiskuse eemaldamiseks. Ta tõmbab niiskuse köögiviljast välja. Ja sama toimuks ka ju mullas ja taimega. Ta tõmbab niiskuse välja. Kõigepealt see sool võib kuivatada taime juure ära ja seejärel lehe ja varred. Närbumine ja seisma jäänud kidurkasv on esimesed märgid taime juures, et mürgisus on liiga kõrge ja no sellele võib järgneda täielik taimesurm. Kui soodat või soola taime lehtedele pritsida, siis see võib põhjustada kloroosi ehk klorofülli vaegust ehk taim võib kolletuda enneaegselt ehk lehed muutuvad kollaseks ehk taim ei suuda enam päikeseenergiat püüda. Mõlemad sooda ja sool muudavad mulla hüdrofoobseks ja see takistab veel ja toitainetel ühtlaselt läbi mulla liikuda ja seega paljud tähtsad mikro- ja makroorganismid, mis on taimedele vajalikud, võivad muutuda täielikult kättesaadamatuks. Hüdrofoobse mulla tunned ära, kui mulla pealmisel kihil tekib kõva koorik või kui vesi jookseb mööda mulda lihtsalt ära, mitte ei imendu sisse. Ja siis sinu enda keha puhul näide. Sooda ja sool ju kuivatavad nahka tohutult ja limaskestale sattudes söövitab ja kõrvetab täiega. Taimed kasvavad ainult tänu mullas elavatele organismidele. Bakterid, nematoodid, lülijalgsed, selgrootud nagu näiteks vihmaussid. Nad kõik jätavad mulla endast maha paremasse seisu, kui nad selle leidsid. Kui sool söövitab sind, siis sool söövitab ka paljusid neid organisme. Sool ei vali, et ta hävitab ainult mingid pahad tegelased ära, ta hävitab kõik ja järele jääb sul surnud muld, milles mitte midagi enam edukalt ei kasva. Mida kasutada sooda ja soola asemel aias? Seenhaiguste tõrjumiseks on neemiõli väga hea vahend, millel on põletiku, seene ja parasiidivastane toime ja lisaks on meie turgudel ju väga palju häid looduslikke taimekaitsevahendeid.
tigusid ja nälkjaid saad eemal hoida, kui puistad soola asemel purustatud munakoori taimede ümber. See samamoodi kleepub teo keha külge nagu sool ja see ei meeldi neile, aga see ei tapa kedagi ära ja see ei hävita sinu mulda ja taimi. Ja oma mullale lisa komposti, looduslikke väetiseid ja mulchi mõnusalt ja siis kasvavad ka suurepäraselt magusad tomatid. Siia lõppu veel lisan, see käib loomulikult absoluutselt kõikide valdkondade kohta meie elus. Aga kui te kuulete mingist uuest meetodist või keegi soovitab teile midagi uut, uurige palun ise järele natukene. Internet on ju laialdaselt kättesaadav. Uurige järele, mis need negatiivsemad pooled on ja kas need negatiivsed riskid on väärt seda katsetamist. Kui on, andke aga minna. Aitäh, et vaatasite!